Tervist! Olemme kogunenud siia Kaalitallu, et proovida Soome maiustusi. Täällä joka paikka tukossa on. Kutsukaa putkimies. Saatekülalised on võrdlemisi uued saate tegemises, nii et me anname ennast parima, et siit midagi välja tuleks, aga põhiülesanne, mis ma tahtsin lihtsalt talletada hetke ja maiustused saadeti 4 kuud tagasi ja ma säilitasin neid täpselt selle jaoks, et oleks selline põnev võimalus midagi nendega teha ja ma üritan siit tagant juhtida ja teeme nii, et teeme tutvustamise ringi ka, et igaüks siis ikkagi tutvustab, kellega tegu on. No palun, mikrofon on teie. Ja mina olen Vänta Arminen, 10 aastat vana, maiustustest eriti ei hooli, aga kui peab, siis proovin. Doktor Tiiu, rääkige siis palun mikrofoni teile. Okei, kas nüüd pean uuesti rääkima? No see ilmselt jäi peale kuhugi. Okay. Nii, tutvustage ennast. Mina olen doktor Tiiu ja minu arvamus on kõige tähtsam, sest teised arvamused on kõik valed arvamused. Aitäh. Nii. Ütle, mis sinu nimi on ja kui vana sa oled? 2-aastane. 3. Ütled, sa oled Marion ja ma olen 3-aastane. 3-aastane. Aga kuidas su nimi on? Marion Heike jäi või kuidas su nimi on? Maia. Marion Heike järve läinud. Ma soovitan, et meid on siin palju, et tutvustamine võiks olla selline, et me ei hakka elulugu mina rääkima. olen perenaine, tere. Tere, hakkab nüüd sellest peale, mina olen Alar ja mul on täna sünnipäev, viina muidu ei võta, aga Tiiu käskis. Üks küsimus Alarile, mida sa ootad kõige rohkem siit laua pealt ja mida kõige vähem? Kaitseb kõige paremat, ma ootan Fatseri šokolaadi. See lihasampi äkki. Oi, see on tõenäoliselt mu tulevane lemmik, aga ma loodan, et ma saan. Aga ma tänan, annan edasi. Tere, mina olen onu Peep ja ootan tänasest õhtust palju magusaid komme. Laur, insener, kalakukko on minu soov. Tädi Juntsik ei armasta šokolaadi. Aga äkki tädi Juntsik tuleb Krumbergi? Ei, mulle meeldivad Marianne kommid. Okei. Liisa, minu nimi on Liisa ja ootan komme. Ma olen mammi Luigetalust ja ma siit tahas laua pealt võtta seda geishat, see on väga hea šokolaad. Aga tõmbame siis degusteerimise käima, siin on nooremad nõuavad muumikommi ja siis avame muumikommid. Kus ma selle liisapuu panen nüüd siis? See läheb arvamuste avaldamiseks, vaba mikrofoniks. Muumi. Kas meil on kuskil asi, kus me saame serveerida teile viisakalt? Võtaks kas või Muumi kommid. Nõukogude tandrik aastas 75. Kas sa näitad kaamerasse ka, mis kommid on? Hüppekommid. Aga enamus ei õnneks. Hüppekommid. Liisa, võta. Mõned üksikud läksid. Meile jagub. Nii, Marion, vaata. Nii, ja muumikommid lähevad siis ringile. Doktor Tiiu, Tiiu on issa. võtke nüüd, paluks kiirendada ringi. Ja avasime siis muumikommid, ma ei jõudnud muidugi pakki näidata, enne läksin kõik laiali. Mina maitsen nuuskmõmmikut. Käib küll. No, kuidas maitseb? Teeme siis niimoodi, et kes väga, kellel on nagu mingi tugev arvamus, kui te ei taha midagi väga öelda, ega ei pea. Et siis, kui keegi tunneb, et tal on mingi väga suur kihk või oli hea või oli väga halb, siis andke teada. Mis sa arvasid? Ma arvasin seda, et muidu maitsen on kõik hästi, aga mu suu protiisi täis, et kinni jääve. Sama siin. Mulle väga maitses. Väga hea, happeline. Mul proteese pole, muidu teeb kadedaks kohe, et ma ei tea, kui kinni jääb, et see... Aga minu meelest on täitsa head sellised nii-öelda võrreldes Soome kommidega. Muidu viimane läheb varsti suhu. Kuidas maitseb? Jah. Ma söön muumimammat, ei ole viga.
nii, ja doktor Tiiu, teil on siis au valida järgmiseks, mida me jagame hakkame siin. Ma vaatan juba pikka aega. Nii. Fatserin parhain Fatser Spästa. Mis see on siis? Fatseri parim, jah? Fatseri parim valik on siis järgmine, mis läheb ringile. Käärid ei ole nii suur kaotus kui anum jälle, kuhu ma serveerin. No teeme nii. Ja ringile läheb siis Fatser Spästa, see on assortii ja seal on erinevaid valikuid. Erinevaid valikuid. Nii, perenaine paluks nüüd käsi sisse ja usaldage saatust. No aga selleks ongi mikrofon, Tiiu. Oleks ma seda teadnud, ma poleks seda võtnud. Paha. Doktor Tiiu Mina sai jätan ka söömata. Oota, vabandust, me ei saa samal ajal rääkida. Ma lihtsalt tahtsin välja tuua kiirelt doktor Tiiu, siis see ei, ma ei tea. Toska kommi ja see ei kõlba mitte kuhugi tema arvates. Ühe kollal veel. Mina protestin. Oota, lapsel tuli see siit ära. Mulle küll maitseb toskakomm. Pange protest sisse. Oota, anna tädi üksikule. Ma vaidlen vastu väga hea toskakomm. Järv teed ja mitte midagi asjast. Mina olen vanem, seega targem, see ei kõlba mitte kuskile. Nii, Marju väliselt ehk. Väljas söögist tegema. Aga minul on siuke siin ja... Rääkige julgelt mikrofoni lähemale. Anna Alarile mikrofon. Kusjuures sinisel ei ole väga vigagi, see on täitsa niisugune sama aukut. Laps oli see Laur, kas soovid kommenteerida? Ja mul on nagu Fatseri komm, Suometar ja see on nagu Fatseri kommi maitsega, tipp-topp. Kärab küll. Minu kommi nimi on Fatser Lacta, mida kellelgi teisel ei ole ja minu jaoks on see liiga magus. Meil on erinevad. Ja väga hea komme. Natukene magusavõitu, muidu ei ole hädada mitte midagi. Väga sobib. Kas kõik on saanud südamelt ära öelda kõik? Ütled nii, kes ütleb nii. Te võite, jah? Ma teen nii. No aga toome siis uue aspekti, aga eelmine ring, need muumikommid. Muid on parem. Ja siis järgmiseks, kus meil kadus see? Võtame siis lahti Panteri. Panteri Mix tuleb järgmiseks ja avame selle siis saate osalistele. Jaa. Aga kus meil need käärid jälle kadusid? Nii, ja Panteri Mix on siis esimene, kus on lagrits sees, et vaatame, kes hakkab lagritsat proovima. No olgu peale, ma ei tea. Ma võtan kollase igaks juhuks. Teeme nii, et mikrofoniga, kas te räägite sinna või ei räägi, aga vahepealset varianti ei ole. Miks ta nimi oli Panteri Mix? Panteri Mix. Vaat see Panteri Mix, vähemalt see kollane, seda peab nüüd tükk aega nämmutama, enne kui siit midagi aru hakkad saama, nii et ma ei viitsi nii kaua oodata, mida see ükskord maitsema hakkab. See on marmelaad, minu suht mõttetu, ma pole kunagi eriline marmelaadi sõber olnud, nii et ma ei oska öelda, aga paha ka nagu lase olla, aga hea ka mitte. Mul on punane marmelaad, väga hea, mulle marmelaad maitseb, tõesti hea. Must lagrits, tipp-topp. Läheb. Passin lagrits. Kollane kummikomm, tavaline. Sa ei proovinudki, mamma? Mamma kohe proovib.
Olla ma mõtlen. Härra Riks mulle seda jommalatku. Mis siin vann oli ju? Mammi, kas sa said lagritsa? Võib-olla, kui on mingi, ei oska ütledagi, mitte paha, vaid mingi kuradi kalalisene või siuke. Mammale ei maitse lagrits. Nii, kuidas seekord teeme, mina ütleks nii. No nii, kuidas Panteri korraldus? No. Ma pole veel näinud, et mamma käib. No nii, järgmine. Nii ja siis ka Eestis müüdav fanipala on saanud uue nime ja on fasupala. Ja avame nüüd fasupala. Senimaani on kommid olnud päris okeid, aga mammale lagrits ei maitsenud. Paistab, et lagrits lõi mamma täiesti rivist välja. Katsume teda ikkagi saates hoida. Tähendab, see on selline klassikaline, magus, terve pakk läheks ära. Ma olen nõus, see sulab suus väga hea. Ja, mulle see on tuttav, see on väga hea. See on lemmik praegu. Ma ei ütle midagi, aga See oli fasupala. Mulle ei meeldi piimašokolaad. Väga hea. Väga hea, maitseb. Ja paistab, et tädi Juntsikul saab olema raske õhtu, sest ainult piima ja šokolaadi siin tundubki. Ja teeme nii, et tädi Juntsik... Jah, teeme hääletus. Hääletus. Üksmeelne heakskiit välja arvatud tädi Juntsik, aga tal on halb maitse. Nii. Ja, ikka vingu viiul täielik. Paluks, kui siis tumedamat šokolaadi. No. Tädi Juntsik siis saab valida järgmiseks, mis me avame. Selge. See nüüd küll tume šokolaad ei ole, või tähendab, jah. Ja tädi Juntsik võttis olukorra üle, sest ta soovib ka midagi endale maitsvat vahepeal. Milline huvitav kuju. See on küll niisugune asi, et ma peab võtloobuks. Mina küll mulle see ja doktor Tiiu juba... Alati minu valikust topis piparmünt šokolaadiga 10/10. Doktor Tiiu lihtsalt ei suutnud mitte oma arvamust avaldada. Mulle muidu ei maitse piparmündi kommid, aga Marianne on ainuke, mida ma võin süüa. Ei, mulle ei sobi, aitäh. Väga värskendav. Need on väga maitsvad kommid, nad võiks natuke suuremad olla. Ma tulen päästan. Saatke seni teine mikrofon ringile. Ma jätsin üldse vahele, sest mul ei maitse piparmünt šokolaadiga. Aga mamma paneb küll juba teist nii. Mammi läheb pakk ära. Ei ole viga, päris head. Muidu on sedasi, et mulle ka ei meeldi see piparmünt, aga see on väga hyvä. Nii, ja siis hääletage ka, palun. Hääletus. 1. No nii. Lauri Eska. Jah. Ütleme, et üle 50% ikkagi positiivne. Ei, vastupidi. Üle 50% positiivne. Sina olid ainult vastu ja Liisa, ülejäänud olid kõik pool. No aga 3 ainult, ülejäänud on nii. Nii. Ja kes järgmisena valida soovib? Taha seda valida. No nii, doktor Tiiu valis siis Alari eest, teeme karbi lahti. Minu elu õnn on Alari elu eesmärk, nii et kõik, mis ma heaks kiidan. Brunberg trüffeli, kogu lugu. Brunbergi trüffeli. Charmant Gobelin. Seisa koer paigal, tule ei ole õnneks. Ja Brunberg trüffeli läheb siis ringile. See trüffeli, mida me praegu proovime, ma ütleks, seda ma söön. Üldiselt on üldseis on selline, et kisub natukene ikkagi vist sinna, et enamus on head, mõned on kehvad, kõigil on objektiivne hinnang, välja arvatud tädi Juntsik, vingats. Marianne Hopp, tipp-topp.
tipp-topp . nii ja Laur jäi küll natukene ikkagi sinna, et enamus on. ilma Marianne proovimisest või hääletamisest, aga ta sai oma arvamuse öelda. Ju tee siis kommenteerige seda. Mis selle nimi oli? Truffeli, jah? Suurepärane. Wunderschön. kui ma arvaksin, et see on trüffel, et seal võiks olla veel midagi nõks juures, aga see ei olnud halb, aga see oli nagu võib-olla liiga šokolaadine. No selles mõttes, et seal oleks kui ma arvan, et see on trüffel, siis mul tekib juba mingi ootus. ma ei tea, kas on läinud sellest nagu järjest maitsmisest, aga mul kuidagi nagu täitsa nagu maitsetud kamal lutsud siin hammaste vahel, et nagu sulas hakkab. Sa lihtsalt ei tea, mis on hea. Ilmselt, jah. Alguses oli siuke tuim, aga siis kui järele maitse on siukene hästi tugev ja mõnus minu arust. nõustun Peebuga , tipp-topp . ma sõin mingit tädi Juntsiku jääke selle ringi asemel, ma ei proovinud seda. ega midagi muud viga pole, aga natuke vängi võitu on. Ja siuke lipe ja vängi võitu. Noh, kõik nagu liimine suhul sedasi. Kunstamba on ja plakke kinni ja need on tavis ja. No. nii, nüüd saate hääletada ja ka enne. Aga eelmist ütleme nii, mulle sobib. No vaata, siin on, läheb rebimiseks. Vaata, pluss see on... Mis sa räägid, need seal mõlemad olid? No ikka miinuseid on rohkem seekord. Nii. Ja saateosaliste meeled läksid samas suunas, kus mul, et sööme vihreita kuulja. Grönakuulor, jah. Näeb ilus, vaata. Ilus mees. Ma ei ole ühtegi. Näe, vaata. Asja kurat. Oleks teadnud, et see hommiku võttis turv õhtudest vaata. Täitsa seksi, ära ütle midagi. Ja peaksin kiitma saate formaadi jaoks Grönakuulori pakendit ja need on päris pirakad poisid. Teeme pooleks, jah. Teeme verenaisega pooleks. Sina valisid seda. See on marmelaad ju. Ja saateosalised... Mulle meeldib väga piparmünt šokolaadiga. Aga need grönakuulorid peale vaadates tundub, et tuleb ilge piparmünti amps. Aga ta ei ole piparmünti amps. Ta on hoopis pirn. Ta üllatas positiivselt. Ma nagu kasvatasin eelarvega asjasse, aga polki kõik hullem. Väga hea komm. Aitäh. Maitsev , aga sööks rohkem kui ühe , siis saaks südameataki . Aitäh . Mulle ka väga maitseb. Ei tea, kas ta on õigest agar-agarist. Mulle maitsevad pirni maitselised asjad, nii et väga maitses. No, mis seal on? Väga suke hea tsukerini ja siis pirni maiku kah ja aga noh, ei ole tihke mingisugune kole palju selatiini saanud või mingisugused liipainet või midagi siukest, et mis ta nõnda kõva on. Või noh, marmelaat on vahepeal pehmem ka ju. Hääletusaeg. Ja 100% positiivne. Ja saatejuht peab nõustuma, väga hea komm. Aga nüüd ma juba tegin ettevalmistused ära. Põdraliha konserv. Põdraliha, lõpuks ometi midagi soolast. Võta üks kahve. Nii, katsume saateosalistele leida kahvlid. Kui võimalik, jagage äkki. Et võtame vahepeal soolase ampsu. Ära nuga Annegi vist. Kes see tükeldub sealt? Minu otsast võtab. Äkki siit saab mingi mõned kahvlid juurde, aga no, mulle vaba voli on, võite võtta, kuidas tahate.
perenaine võiks näiteks juba rääkida oma negatiivsest see võib olla tegelikult hea, aga see ei näe isuäratav välja. Kunagi, kui me Joonasega hästi vaesed olime, siis me sõime seal ja konservi makaronidega. Ma ütleks seda, et suutäis soolast vahele ei tee paha ja ausalt öeldes on see oluliselt parem kui tavaline nii-öelda turistieine. Nii et võin 3 ära panna. Ära ütle, kui ära ütle, no. Mida sa veel elult tahad saada, ma ütlen, mitte midagi. Tundub, et onu Peep on väga rahul. Niimoodi, kui arvestada seda, mida tavaliselt konservipurkides müüakse, niin see on tõeliselt hea iseenesest, et see on minu meelest suurepärane. See asjatundja on, aga täiesti söödav kraam on see. Inimeste väga hea. Pärast Pirni maitselist kommi. Tip-top. Ei noosta Viljandist neid konservi. Lõhnab küll hästi. No ei, väga hea mu meelest. Kui ma ütlen, kui ma olen neid söönud, neid igast konservi. Lihapoe proova. No ilmselt see ei ole odav konserv. Väga hea konserv. Ei ole ühtegi mingit imelikku järelmaitset ka ei ole. Üldse. Tädi Untsik küll müüs, aga tädi Rutile ära ei müünud. Mina Peep ostab neid konserve, mul nagu ei... Ja mamma kogemused tulevad mängu, aastate pikkune kogemus. Ei, väga hea rahutava maitsega. Ja võib, mulle meeldib. Ma lihtsalt segan nii palju vahele, et te võite selle ära lõpetada, aga jah, ei ole keelatud. Nii, aga hääletus. 2 erapooletut, 1 ei söönud ja teine ei söö nagu nii, aga ülejäänud ütlevad, et sobib. Hästi sobib. Nii, ja... Võite tootmist jätkata. Viimasi. Tootmist jätkata. Nõus. Mis läheb järgmiseks? Kes ei ole valinud? Kes ei ole veel valinud? Lauri kord oli valida. Mina valisin, aga keegi... Ma ei ole valinud, Okei, aga... mammil on juba valitud, rahu. Mammi juba otsustas, et me sööme geishad. Kuigi oli ju, oli mammi lemmik. Kuigi Eesti kaubandusvõrgus olemas, siis proovime ikka. Ja vaatame, et see geisha, mida Eestis müüakse, kas see on ikkagi sama maitsega kui see geisha, mis Soomes müüakse? Pigem on asi selles, et meie siin doktor Tiuga oleme arutanud, et geisha pole enam see, mis vanasti. Vaatame, kas Soome geisha on see, mis vanasti on, jah? Jah, kohe saame teada. Nii, korraks ma pean eemale liikuma, võt kraamin juba joogid välja. Mina soovin küll Tiuga koos proovida seda. Pool elu. No nii, meie proovime ära. Kas ma seda ei saa pooleks teha või? Teeme ikka. Nüüd läheb juba asi parem. Alle kokku. Mul vist pean terve tükki võtma, ma ei saa midagi ära. Mina ütleks, et endises seaduses pean ütlema. Mulle tundus nii. Võib-olla ma olen juba liiga palju magusat söönud. No proovi. See on teine, see on suurem, midagi on ikka teist soomodi kui eestava. Nii, kas meil on... No nii, kas keegi tahab geisha suhtes sõna võtta? Geisha on teada tuntud värk, jah. Tehke hääletus, jah. No nii. Ma ütlesin, et vingad selle ütle, muidu oleks 100 olnud, 80. Nii, ja kas me leiame nüüd kõigile saateosalistele, kas me võtame siit äkki, no pits oleks vaja põhimõtteliselt. Aga meil oli laupäev. Lasi nüüd pudelist ringi, kuule, nii kui vanal hea raudteejaamad on. Aga hääletame, kas kõik on valmis pudelist jooma. Oleme. No hea küll, teeme siis, see ei ole otseselt nüüd küll saadetise osa, aga pidi tohutult populaarne jook olema Põhja-Ameerikas ja mul lihtsalt tekkis huvi selle vastu. Fireball. Okay. Ei, selle ma ostsin poest lihtsalt. Ja ma tahan ise ka proovida. Okay. Mina seda ei joo.
palju tal kraade on? see on 33. Oh, sa issand. Ei, maitsma peate. Väikse tirtsu. Terviseks. No nii, no venna, oli ootuspärane. See on nagu 33-kraadine vedel kaneelisai. Oh, on jah natuke kaneelisaia moodi. Kui ma jälle hingata saan, kangega. Kange on kappu. Täitsa kaneelisaia. Jube magus, aga väga hea maitse, ütleks. Ei, seda küll, aga ma nagu vana viinavõtjana mõtlen seda, et kui sellest endal nii-öelda väikse suraka sisse, sest hommik on niuke pohm, et tule taevas appi, et see... silmist ka vesi lõi välja. Nagu kaneel pärast on pipar. Jõulunaps tead nii-öelda. Jaa, täitsa mõnus, magus, siuke magusa poole pigem, et väga hea. Jah, kaneel, magusapoolne, veits nagu spicy on ka sees, on ka piparkokk, ehk siis läheb alla küll. Jõulujook. Ma ei tea, kes selle ülejääk ära jookkud, et ta lahti tekite. Ära mure, et see on no väga omapärane. Pole sellist saanud. Aga see on siuke väga mekikamine. Kui jägermeistriga Ürgiliköör, kaneel, piprad, väga siuke jõuluteema. Jah, proovisin küll, ta on jah selline igasugune sedasi, tõesti selle jõuluvärke, et võtta sedasi kõrvale. Muidu väga hea. Noh, jah. Nii ja hääletus. Mina ka näitan, et päris huvitav. Kuigi ma ei kujutada palju. Nii, kes soovib valida? 2 lonksu korraga, mitte rohkem. Nii, no nii, Laur. Peep valis selle ju. Ma ei valinud. Valis küll ju. Oota. suur punane pakk. Nii. Nende kommidega on lugu selline, et perenaine käis hiljuti Soomes ja tõi neid ja ma panin need kööki kausi sisse ja Marion käis ja nädala jooksul korjas ja sõi need ükshaavad sealt ära, et need ei ole nagu nii head, et need korraga ära süüa, aga kui mitte midagi muud kätte ei ulatu, siis läks loosi. Kohe saame teada, kas Marionil on kommide suhtes hea maitse. Marmelaad, oot, aitäh. See on, mina ütleks, et see on Pihla ja Alar ilmselt oskab soome keelt paremini, need on pihlaka maitselised siis, aga minu kommentaar, nende põhiprobleem on see, et nad on liiga suhkrused, et seda pihlaka maitset võiks rohkem olla. Ütleks, et kuna vorm on suhkrune, siis ausalt öeldes vormi on rohkem kui sisu. Hästi suhkur, maitse on aimatav. Nii et ausalt öeldes ma sõin pool ära, aga ma rohkem ei taha. Sul hakkab varsti oksena, ära rohkem. Laur käis meil külas ja siis ma panin talle taskusse mingi 5 tükki. Kommenteeriks on ega suht mõttetu komme. Ma mõtlesin, et võtsite midagi lapsele, aga Minu meelest päris hea, siuke laguneb hästi laiali suus ja puha ja magus ka puha. Ilmselt teeme siis, näete, siin on üks suhveli, no, kes suhvelit söönud ei ole oma viga ja anname siis lapsele selle suhveli. Suhkruga klepekas, tipp-topp, väga hea komm. Roosa osa võiks olla hapukam, siis oleks rohkem tasakaalus. Norm oli. Väga hea, natukene minule vana inimesel liiga magus. Muidu ei olnud häda midagi selle kommil, mis tal see nimi oligi. Nii, hääletuse aeg. Pigem negatiivne, jah, see suhkrut oli liiga, jah. Marmelaad läks kaduma, suhkrut oli palju. Krõbise sambal, kärtsa. Saateosalised, kas te soovite balletti puhastada? Millega? Mis võiks olla parem kui sine Brükov origina? Lonkeropoi. No, teeme ära. Meil on täiks tahtsid.
paneme kõik ühest jälle. see on nagu sees, kui me jõuluturul käisime. Kas ma pean arvamust kavaldama või? Nagu võtsime oma topsid kaasa, et nagu, et nad ei raiskaks mingit no nii. Saatejuhile jäi ka või? Mida ma rääkisin teile, kas kommenteerite või ei hoia mikrofoni käes? Selle nimi on klassikaline long drink. Paletti puhastasime. Puhastas väga hästi paletti. Aga tal tõmbas errorisse, et nagu keegi tuli oma topsi, kes ta nagu... Tegelenud palju vanad vaata. Ja siis ta möötis. Mina ei ole kunagi džinni sõber olnud, nii et ma ei saa rääkida. Minule ta ei maitse. Kas see paletti puhastuseks sobis? Alaril on homme siuke paletti puhastus. Kuule jah, et sa on nagu... Ei saagi mina või... Seda ma ei ole kunagi varem joonud, aga ma tunnen, et mul süda puperdab juba natuke. Väga maitseb. See on väga hea jook. Väga hea jook nagu. Suurepärane jook. Ma tahaks teada, kas petsitus... see on ka väga hea jook, see ei aja pead valutama. Kuulsite, Tiu, vaata. Lonkero on mega. Tädi Untsikule küsimus, andke Tädi Untsikule võimalus. Tädi Untsik, kas te olete tarbinud ka Eesti variante? Ja Eesti omad ajavad pea valutama, see triibuline on tunduvalt parem. Jah, ma ütleks, et väga puhas maitse on sellel. Ei ole nende jookide jooja. Jah, ma ütleks, et väga puhas maitse on Maitse on hea ja kõik on hea, aga noh, niimoodi ma ei ostaks, et nõnda, et just selle joogi pärast niimoodi. Aga kui pakutakse, siis väga hea. Olgu, aitäh. Doktor Tiu on inglise filoloogiks. Doktor Tiu ütles, et proovime järgmisest petsitust. Lugege see ütle. Jah, doktor Tiu on inglise filoloogiks saanud, võib-olla inglise keeles võiks petsitus olla, peal tähed on pektus. Aga jah, avame. Pärast džinni on juba petsitus, nii et me vaatame, kas petsitus on sarnane. Oota nüüd petsitust. Nii, oota, aga mis see teine ümmargune meil oli? Ma näitan, oota, Tiu palun korra mikrofon. Siis oranžid või vabandust, roosad tabletikesed. Okei, petstus. Nüüd proovime petsitust. Teil veel on või? Konservi tuleb veel vähe. Nii jube. Kalakukkod on ka. Ei, mina petsitust ei taha. Konserv saab otsa kohe. Ei, kui šokolaadi poolest petsitust ei lähe. Kui muud on võimalik võtta. No, mul jäi natuke konservi maitse suuga. Tundub hea piparmünt, mõnus. Ei, mina petsitust taha. No põhimõtteliselt nagu sööksid hambapastat mingi konservi vahele, noh. Hea küll. Noh, värskendav. Närida ei kannata, tuleb lutsutada. Mul on süda paha juba. Oota. Amma on natuke tempost maas. Jummalaid, kui väga kõva, et see protiidab poolesse. Seda peab natukene nagu seda, noh. Oli sul pudele hamba või kommi või mis sul tulevad sealt välja? Vesi tuli välja, ei võta hammas üldse, nõnna kõva peab lutsuma vist nõnda vesi. Ei saagi õiget maiku tunda praegu, enne kui ta sula või. Muidu, noh. Nii, ühesõnaga hääletus. Nii, ei kõlba petsitus kuskile, seda me ei söö. Ei, meile see ei sobi. Nii, ja kes on järgmine, soovib valida, siin on veel mõned asjad jäänud. No, nii. Leiona terav lagrits ja tungival rahva soovil avame siis selle lagritsa. See kõlab juba pahasti. Ma ei tea, kui keegi tahab nii ühtselt pülitada, ma siis laske käia. Mina passin. Vana hea soolalagrits vaatab meile siit vastu ja teeme nii, et ikkagi proovime ennast kokku võtta, kui tõesti ei taha, siis aga ikka paneme korra suhu ja Sööme ära. Ja konserv kütab endiselt kirgi, konserv on ilmselgelt rahva lemmik. Kuna on degustatsioon, siis ma degusteerin, aga vabatahtlikult ma teda ei taha. Ta on konservi peal. See on nagu koerale tableti andmine, et paneme sinna konservi sisse jõleda vastiku rohu ja siis meil söövad kõik ära.
Andke aga konservi rohkem. mis asja nemad nüüd söömas on? Lagritsad. See lakkas mööda. Üks ennem oli midagi siukest. see on karm jah natukene, seda ei taha. või jah, sest ma üle 30 aasta soovi söönud ja ma ei ole aru saanud, kuidas nad seda söövad, et see on täiesti Mamma ära riski. nii musta asja, mis... Jälle nii musta asja, jah. Sest maitset ei saa lahti ka kuidagi suht, et kas see on korralt. Eetis on tekkinud vaikus. maitseb, nii et nagu see on ka okei tegelikult. Kas me seda Juhale peale Hea ütleme, niuke. terava lakritsi leiona. Ei, meie seda taha. Ära teinekord enam saada. Aga petsitus? see rikub konservi maitse ära. Jätku koos petsitusega koju. jah, aga nagu selles suhtes, et tal on nagu nüansid juures, et nagu parem kui tavaline laulus, nii et Mul läheb ühe kanali peale siis. Okei. Kui see on hea, siis Lauri suus on küll väga paha maitse. Passisin, süda on paha. mina vahesega saatsin nad tagasi, ma võta proovigi üldse. Ja doktor Tiu võtab asja kokku. Juha, ära meile terava lakritsa leiona ja petsitust enam saada. Pahad. Meie hääletuse aeg. Nii ja siis no loputame siis suu puhtaks. Loputage selle teise asjaga. Õlu M22 laager. No nii, M22 tule siia. Võta see. No nii, võtame nüüd jälle seda, mis see nimi oligi? Balletipuhastust, jah. Siis peaks ju nagu seda võtma. Nii, võta ma vanan natuke topsi ka. See on nagu rääbis, põhimõtteliselt. Ära raiska nüüd tulnud. ei, las võtab. Õnneks on Liisa käisus Lauriga Rootsis ja seda ei ole nii saada. Teeme, kalakukko tekitas emotsioone tugevaid, ma arvan, et jätame selle viimaseks. Olud M-22, selleks balletipuhastuseks sobib, aga õllesõber ma ei ole. Hobune on haige. Ma juba näen, et Lauri käed sügelevad, ma juba tõstan selle ülejäänud anume sinna taha poole. ja suurema sõõmu võtta. Teistel ei jätkuski või? ei ma, Peep täidab ära. ei no õlu on alati hea ikkagi minu meelest, et mis see on olut, noh, konkreetne. Minu meelest ta peab nagu ekspertide poole pöörduma. ei, väga hea õlu on. õlu on alati hea. Hobune on haige. Eelmisest raundist on lagrits hammaste vahel, aga sellegipoolest Ulut M kaldkriips 22 laager. Väga lahja õlu. Väga hea. Väga vesine. Ja kuule võtad. On tegelikult mingi maitse on. Vesine on. Nii, Juta, kurda siia. Ei ole maailma kõige parem õlu. Lõhnas paremini kui maitses. Nii nad ütlevad. Võtan jumikene, ma pole ka. Ei, mina pole õllesõber, ma ei tea. Kõik võib hästi olla, noh, kui kellele maitseb, kellele mitte, aga ma ei ole õllesõber ja sellepärast mulle ei maitse ka nõndavisi. Näeb kuidagi siuke hägune ka välja, nii et kui sa sõber ei ole, siis sõbraks vist sellega kohe ei saa ka. Nii, oodake. Ma muidu arvaks, et tagumise pingi poisid on meil siuksed vaiksemad, aga küll nad on ikka siin ühte-teist proovinud ja juttu jätkub kauemaks. Mis sa arvad sellest, Laur? Ja ei, me oleme nagu selles, me oleme õhtu lõpetajad, et me ja viimasena. Kas te olete professionaalid? Jaa. Oleme profid. Mis ta teine kontsert oli? Pala. Nii, staaži on palju. Nii, kes soovib nüüd valida veel? Mina tahaks, ma ei ole kindlasti proovinud pätiks. Ta on küll pätkis, aga ma ütleks, et see on pätiks. Aga nad ütlevad, et see on jälle lagrits. No vaatame, siin peal on kirjas pätkist, ju sai lugemisega hakkama, Fatseri toode ja avame. See tuplat ismetit ja seda me oleme kõik söönud. Siin me tõenäoliselt... Ma arvan, murkasid kõik. Ei hakka su, tampsuna. See on jälle selline, mis Olarile ei maitse. Mulle see ei maitse. Seal on piparmünti see. Mina oskan kommenteerida. Ei, mina ütlen, et see on täpselt see, et see truffeli
ja pluss piparmünt, miksitud, on ju? Täpselt. See on selle truffeli parim variant. Seda küll, et see on parem variant, aga see piparmünt on õudne. See piparmünt on parim selle asja juures, perenaine, sul on halb maitse. Ma ütleks, et see on nüüd, oleks seda selles, mis ta nimi nüüd oligi, truhvelis, nad piparmünti sees oleks see parim olnud, aga nüüd on see hea. Ma olen perenaisega sama meelt, et see ei kõlba, et see ja okei on, okei. Ja nad on niivõrd tugevad või siuksed tugev piparmünti maitse, ma ei tea, selle edasi võtta. Mis? Jah, on. Nii, kas kõik kommenteerida said? Nii, kas kõik on ütelnud oma ekspertarvamuse? Nii, ja nüüd hääletame. Pätkis. Pätkis saab doktor Tiu käest 10-10. Ta saab lausa 20. Lausa 20. Aga ma ütlen, et need kõik, kes näitavad talle, et ei sobi, need ei tea, mis head on. Nii. Nii, nüüd lihtsalt ma ütlen teile, mul on veel umbes 16 minutit mälumahtu, kiirendame natukene, teeme need nii, et jääks aega kalakukku degusteerimiseks. Nii, tupla ja kismet on siin regioonis klassikud. Laseme siis Jimmy ringile. Jim. Aga ka kapot. Seda ma olen söönud küll mina. Jim. Minu proovib Jimmy. Ringile läks Jim. Doktor Tiu oli Jimiga, tundub, et rahul. Ütleks selle peale, et Jim üllatas mind. Ma ei oska ütelda. Ta oli teistmoodi kui väga palju seda, mida me siin juba degusteerinud oleme. Aga üldiselt oli ta suht väike ja amps oli suht väike, nii et ei ole vigagi. Ma ütleks sama, see oli täis üllatus ja alguses ma vaatasin nagu siuke vahukommikas, aga tegelikult oli nagu veel mingid hapukad, väga hea. Väga hea. Peep, ära kõik ära söö, see võib Junsikule maitseda. Hea arvestada seda, et Laur ei tahagi, et siis... Aga see oli päris hea, jah, täitsa sööda. See ei ole nii vastik. Tundub, et Jim on publiku lemmik või saatusaliste. Peale konservi ja... Ja Jutta ütles ette ära, see on linnupiim. On küll linnupiima maitsega. Söödav, šokolaad on tumedam ja mõrkjam on hoopis parem. Nagu hapu linnupiim. Mama nii kiirelt paar sõna. Ma ei oskagi midagi selle peale lausuda. On, kõlbab kah ja ei kõlba kah. Ja. Minu maitse ta ei ole igatahes. Ja hääletus. Liisa pole võib-olla albasid saanud. Kui sa niimoodi, et kas on see keskne, neutraalne? No, aga pigem miski positiivne sel põhjal. Ma ütleks, et Jim oli... ma ütleks seda, et Jim oli positiivne üllataja selle šokolaadtrühvli kõrval. Koht number 2, ma ütleks. Nii, ja Alar jõuab juba mahla, palletti puhastada vahepeal ja nüüd järgmiseks avame Da Capo. Da Capo on ilmselge Jimmy vend. Väliselt on küll Da Capo on Jimmy vend. Ma arvan, et siiski jätame kõrvale ainult tupla ja ikkagi Karl Fats, no see on ilmselt... Ei, me ikkagi proovime ära. Ütleks, et nad on väliselt sarnased, aga sisu, ma ütleks, et ma ei oskagi ütelda. Ja kui ma kommi tahan, siis ma söön ta ära. Duubeldan Tiu kommentaari. Ei, täitsa sööda. Ei ole midagi. Paha igatahes ei olnud, ega super hea ka mitte, aga täiesti sööda. Noh, täitsa kommi maitsega ju. Mitte väga. Mina ütlen komeet või teekonna sinna 2 vahe peale. Tip-top. Nii, teeme kiiremini. Meil saab lihtsalt aeg otsa. Meil on 12 minutit veel aega. Ei ole viga, päris hea. Vana kommi. Ja hääletuse aeg.
positiivsema poole, keegi päris negatiivset ei andnud. nii, ja lähme juba siit kiirelt edasi. Karl Fatser, Valdemaa jogurti maitosukla. Maitosukla. Ju, andke minna. Nii võt... Kui süda on juba paha, siis alati saab veel pahamaks minna. Aga ma ütleks, et peaaegu sama nagu eelmise kohta. Onu Peebu ja Lauri nurgas hakkab olukord natuke kontrolli alt väljuma. Katsume, saate lõpuni vastu pidada. Imal tegelikult. Ja aga ma just tahtsin öelda, et see on täpselt, mis see ütleb, et see on maasikas ja šokolaad. Mulle tuttav maitse väga hea, mulle kõlbab. Ta ei maitsuki ju, aga tead ju. Päris hea on, paha on natuke juba ka. väga hea, aga paha on. Parem vähem. Ma passisin. Ei ole viga, päris hyvä. No. Nii, ja teeme kiire hääletuse. Teeme kiire hääletuse. No pigem jääb jälle positiivse poole peal. Aga teate, ma tahan seda juba ütelda, ma ei taha degusteerijaks saada. Nii, ja kiirelt avame kismet ja tuplame tõesti, jätame kõrvale seekord, aga proovime seda Karl Fatserit, seda kõige õigemat Soome Karl Fatserit. Nii, ja saateosalistele teeme kiirtule siin. Oota, võtke nüüd teie kiirtule ring, et kalakukku mekkimiseks jääks võimalikult palju aega. Nii, ja juba rääkige. Nii, tead, see on täis šokolaad. Ilma mingite emotsioonideta. Sobib, teeme ära igas olukorras. Kõige parem, klassikaline, jämm. See on üks väga hea šokolaad. No see on kindla peal minek ja nagu Anneki juba. Väga hea. Piimakas. Passisin. Väga hea see šokolaad. Nagu piimašokolaad. No. Ma vajan seda, mis ta nimi oligi, seda... Ei, seda, mis ta nimi oligi, et... No suu puhastajata. Ja, kus ta jäi? Longero ma jõin ära juba kõik. Joonas Kurinak oli kõik ära joonud. Nii et nüüd ma pean millegi muuga puhastama. Hääletus kiirelt Karl Fatseri šokolaad. Välja arvatud tädi Junsik, aga kõik on nõus asjaga. Ja. Nii, kas hääletus on tehtud? On, jah. Nii, aga kiirelt ma leidsin siit ühe huvitaja toote veel. See on mesi maasika väljalt. Vaatame, kas see maitseb ka kuidagi teistmoodi. Jõuame veel kiirelt teha selle. Mesi maasika väljalt. Andke mamma kahvel siia, ma löön kahvel. Nii, teeme jälle kiire ringi. Nii, Tiu, võite juba avaldada arvamust. Ma ütleks, et see on üks täiesti tavaline mesi. On ta maasika väljalt, aga mina ütleks, et see maasika väli tal ei ole midagi juurde andnud ja ära võtnud ka ei ole. Et ühesõnaga tundus täitsa tavaline mesi. Jätsin vahele. Mina mett ei söö, sellepärast ma ei söö seda ka, et see on niivõrd pahane. Väga hea mesi, mulle mesi maitseb, väga hea. Väga mesine mesi. Ma ei söö mett. Päiga viimoodi on makus. Oi, mesi tuleb ka takkajärgi. Vett on ka. Ei, väga hea. Muidu on väga hea. Ja hääletuse aeg. Mesi. Nii, ja siis õhtu nael ilmselt. Magusat oleme söönud. Kalakalle, kalakukko läheb ringi peale. Andke midagi poolest.
ei ole aeg, issand jumal, oleks ma teadnud, et see kalakukk on iske, ma plaksutad ka selle peale. ei ole aega Ausalt pipardada. öeldes näeb üsna palun, see on pihikaamera teema puhtalt, mida te praegu seal ajate. näeb pasamoodi välja. see ei läinud praegu. maitske ja andke minna. siiski sprott. mina ei söö kala. nägi kole välja. mina söön kala küll. nagu spotipasteed ju. teate, esimene pilk talle peale nägi hirmus kole välja. tead, see on nagu kuiv. Sprotid on paremad ise. see oleks peaaegu nagu jah, kuivaks pigistatud sprott ja siis veel ära tükeldatud. asjad pahti, aga ma ei tea. No saan enne. me sööme ta ära. selge see, aga ma ütlen, et kui on võimalik sprotti osta, see on kui sprotte, see on kõrvutis, ma ostan sprotti, et see on... noh, Saaremaa poiss, ütle on sprott või? no kalamees. see nagu tatar ja kala nagu combined. väga hea, väga hea. maitsekala. aga on nagu tatar ja kala kokku pannud. algul on niimoodi, oi, ei, algul on ta nagu siuke mahedam, aga ossa juudas, kui nüüd jälle tuleb mingi kippevärk siin see nüüd, pipar, ma ei tea. Muidu jah. nii, ja hääletus. Teeme nii, et ju ei pea monoloogi enam. jääme ellu. on paremaid asju söönud. sa proovisid üldikult. peale vaadates juba. nii, ja et saaksime ikka suu puhtaks kõikidest maitsetest, siis siit tuleb, ma eeldan, et see on näts, vaatame, mis siin sees on. Selle nimi on mingi sisu ksülitooliga. kui me veel siiamaani oksenda, siis see sisu. Siis... Ja kahjuks ma pean saateosaliselt pettuma, see on lagrits jälle. Ausalt öeldes, kui ma siiamaani jooksenda, kui ma selle ära söön, siis ausalt öeldes ma ei riski. Doktor Ju ei ole aega jätan vahele. pipardamiseks. Anna poistele edasi see, anna pakk poistele, las nad proovivad. hea komm ei tasu raisku minna. Nojah, hästi kõva. Maitse on nagu lagrits ikka. ma tahtsin vahele jätta, aga Peep võttis nii, et kumb on kõvem mees? kalakukka maitsega. aga väga hea. Kalakukku maitsega. aitäh. Kalakukka ikkagi mulle maitseda. oi, ma proovigi, ma saatsin kohe ära oma käpalt nõnda tagasi. Sellepärast, et vesi ja kala ja nüüd on mingisugune lagrits ka veel, et oi. ja hääletuse aeg. no nii, üksmeelne. Vesi peale lagritsale. Laul jälle nagu üritab see viisakale. nii, ja teeme siis kiirelt ringi. Doktor Tiu, teie lemmik ja teie siis, kuidas öelda, vihatuim ei ole õige sõna. Mis teile kõige vähem maitses, teie lemmik? Minu lemmik, ma ütleks, et šokolaad selle piparmündiga ei ole enam huvitav. Ma võtan selle rohelise palli, panen täna tema lemmikuks. Ja ausalt öeldes kõik lagritsalised minu silmis süüa ei sobi. Perenaine. Minu jaoks oli suur üllataja Jim. Ja mis kõige vähem meeldis? Ja kõik ja lagritsad olid kohutavad. Nii, lähme siit edasi. Oota väike sõber, lähme siit mööda. Nii, Alar, lemmik. Ma arvan, Fatseri šokolaad oli parim ja kõige jubedam on igast lagritsa, see sisu on veel tõelik rõvetus, et see nagu ei, kõik ühesõnaga igasugused lagritsa ja salmiagi maitselised asjad ei lähe. Ja siin poisid juba endiselt maitsevad. Onu Peep, lemmik. Ja meil on kõik juba selge siin juba, osakond ütleb, et kõige parem hertua, poronlihe, säilike, see on superluks. Nõustume.
Peebu hinnanguga selles suhtes, et põdralihakonserv. ja mis teile kõige vähem meeldis? no ikka see lagrits, ega see ikka ei lähe. Mul läks lagrits ka selles suhtes, ma nagu ei oska isegi öelda, kõik oli väga hea. Laur sõi kõike, ma lähen siit kiirelt ümber, et siis saame ka neiude nurgast mõned kommentaarid. Tädi Juntsik, teie lemmik? Jään vedelike juurde, džinn. Väga üllatav valik, esimene, kes tõi mängu ka balletipuhastaja ja kõige vähem? Kõige halvem või? Ma isegi ei julge seda kalakukot isegi nuusutada mitte. Nii, tädi Rutt, lemmik? Lemmik oli fasupala ja see fireball, kuigi see ei olnud Soomest pärit. Ja lagritsaid ma ei sööngi, ehk siis need on juba by default kõige halvemad. Ja mammi, lemmik? Lemmik oli mul ikka siin putlin, ma ei tea, mis ta see nimi on, sedasi. Ja siis magusaks oli, mis ma võis panna nagu see mesi sellega, mis ta oli, pirniga või, maasikuga. Kas mesi ei meeldinud? Ei, mesi ja maasikut meeldisid ja siis see kah ikkagi. Ja mammi on siis, võtab napsu ja paneb mett peale. Jah, tervislik ikkagi sedasi. Ja mis kõige vähem mammile meeldis? Mis veel? Kõige vähem meeldis? Ikka need lagritsad, need ei meeldi mulle, ei, need on siuksed. Ma arvan, et oleme siis leidnud konsensuse, lagrits kõige halvem ja aga muu asi oli pigem positiivne. nii ja meil on täpselt 15 sekundit aega, nii et tänan kõik. Aitäh vaatamast. 4 sekundit ei aega. Ei ole. Kontrollin 1, 2. Ära niimoodi tee laulu. 1, 2, 1, 2. No rääkige sinna sisse. Me räägime siia sisse, räägi siia laula. Me ju teeme terve aeg seda häält. Nonii. Hunt tuleb. Kus ta tuleb? Metsas. Kännu otsast. Ja tuleb siis põrsad otsima. Põrsaid tuleb otsima. Ja tuleb njämmib ära. Sööb ära, njämmib ära põrsad või? Kas hunt on sinu kombe ka ära njämminud või? Kas te saate kõik natuke Lauri poole minna, siis... Kõik Lauri poole. Ja siia. Aga miks Tiiu ei tule? Jumalast, ma tulen teisele poole. Õle peal juba. Hästi jõde. No aga minge kolige nüüd kähku ära. Laulame. Ma panen teile tooli. Oi, aitäh, küll seda ma olen kogu aeg tahtnud endale. Nii ilus kepik. Oi, niisugune tore karvane tutse. Aga mis see kõik on? Esimesena võtame Kas sa tahad mulle hoopis tulla või Marion? Nii, mikrofon on vaba, igaüks võib rääkida, aga mikrofoni räägime ainult siis, kuidas toit meeldib. Ja mis Mul on nii palju muresid. Ma just tahtsin. Siia saab rääkida mul, siin peab seda teha palju. Mul tuli just lapsepõlv meelde. Saab rääkida sinna. Marian. Nii, kas sa soovid, Marian, kommid? Aga siis teeme niimoodi. Kommi. Teeme muumid esimesena lahti. Peate arvamust avaldama, kas teile meeldib? Esimene lahti. Mummikommi. Jäta seda filmima, see saab kõige rutem tühjaks. No mummikommi tahti. Marion, kas see suur kaamera filmib või? Jah, ärge nüüd segage, ma pean sissejuhatuse tegema. Ahah, oota nüüd korissi, oota tasake seissi räägi pärast saad sina rääkida. Nii, 1, 2, 3. Väga hea. Nii, paneme siit ka filmima.